Meie järgmine külaline on ajuteadlane Jaan Aru. Tere hommikust! Tere! Jaan, ma saan aru, et sa muretsed sellepärast, et meie laste aju ei jääks laisaks. Aga nüüd täitsa läbi, nüüd ma enam rääkida ei jaksa. Kas tegelikult me täiskasvanutena peaksime oma ajule selliseid ülesandeid andma, selliseid loogika ülesandeid, selliseid mõtlemist nõudvaid ülesandeid? No, et ei pea olema ainult nagu loogika ja mõtlemist nõudvad ülesanded, aga laiemalt võiks öelda, et peaksid olema ülesanded, mis on välja kutsuvad. Et kus meil on mingisugune pingutus, eks. See on natuke tänapäeva maailma probleem, et meil on kogu aeg võimalik võtta mingi lihtsam tee ja mitte teha, öelda, et ma teen homme. Aga pidama alati, kui ma olen näiteks gümnaasiumilaste ees või ülikoolis, mõtlen, et ärge alati võtke lihtsam, võtke vahepeal see keerukam asi, et sa pingutad, sa teed midagi, mida tegelikult tõesti ei taha teha, tundub, et see on väga raske, eks. Et mõnel on see loogika ülesanne, aga teisel ongi see, et sa lähed ja teed selle esinemise või sa lähed, teed sporti või et sa teed midagi, mis on sulle raske, et sa väljud sellest mugavustsoonist. Sa oled valmis saanud raamatu, mis räägib laste ajust. Ja see ei ole tulnud mitte tühja koha pealt, vaid et sa oled käinud kohtumas lastega lasteaedades, koolides. Kas ta lastele räägid sellest, et nutiseadmed on halvad? No siin ongi väga tähtis, et kuidas seda sõnumit üldse anda, eks. Et mina ei taha olla see, kes ütleb, et ei tohi või keelame. Ja mulle tundub, et palju parem viis on nagu lasta natukene lastel nagu ise sellest aru saada, et alustadki alati positiivselt. Sa selgitad, milleks aju võimeline on. Selgitad, et kui me kasutame aju plastilisust, siis me saame paremaks. Ükskõik jalgpallis, kunstis, laulmises, loogika ülesannetes, ettevõtluses, ükskõik. Ja kui sa oled selle ära selgitanud ja selgitad, et milleski heaks saamine vajab aega, seda, et sa pöörad tähelepanu, keskendud, siis sa oled selles punktis, kus sa saad öelda, et vaata, kui nüüd sul kogu aeg telekas mängib kodus või sul kogu aeg tahad telefoni minna, siis sa ei saa kasutada oma supervõimet. Õppimist, see lihtsalt võtab ära aega ja tähelepanu. Ühesõnaga, selle asemel lihtsalt keelata, ma üritan alati nagu tuua selle positiivse esile, et mida me kaotame. Sest muidugi alustada kohe keelamise, siis tundub, et me kaotame nutiseadmete aja, aga nüüd me ütleme, me kaotame selles aju supervõimes, kui me oleme liiga palju ja siis sul tegelikult peas, sel ajal, kui sa harjutad, hakkab käima mõte, et okei, ma võiksin ju tegelikult mängida seda Brawl Starsi või mingit videot vaadata. See tegelikult enam ei keskendu sellele ja see tegelikult enam ei rakenda oma täit potentsiaali, eks. Nii et see on see probleem ja täiskasvanutel ka, aga laste puhul mul lihtsalt tundub, et see on nagu ebaausam, et neil on nii palju, kogu nende potentsiaal on veel avastamata, et las nad avastavad oma potentsiaali ja siis. Sa tegelikult oled sellest ka varem rääkinud, et enne kooli ei oleks mõtet lapsele ikkagi nutiseadet anda. Mis juhtub lapsega, kes 3-aastasest saadik on mänginud Minecrafti, vaadanud igasuguseid neid klipikesi ja ühel hetkel ta peab hakkama õppima? Jah, et neid juhtumeid on olnud, kus minu lapsevanemad on minuga ühendust võtnud ja öelnud, et nüüd see laps ta ei saa koolis hakkama esimeses, teises klassis, et mida teha. Ja kahjuks siis tulebki öelda, et seal ei ole mingit nagu võluvahendit või meil ei ole mingit tabletti, mida saab anda, et nüüd on korras. Sest et kui laps hakkab väga varakult neid asju tegema, siis kui me ette kujutada, et aju on plastiline, ta muutub, aga siis ta muutub niimoodi, et see aju ainus, mis ta tahab, ongi neid asju teha, on ju. Ja siis, kui ta istub seal tunnis ja kujutame ette, et tema ees on fantastiline õpetaja, kes hoiab hästi tähelepanu, selgitab hästi. Aga kui selle lapse ajus põhimõtteliselt ainus soov on nagu mängida Minecrafti või vaadata videosid, siis see, et sul on hea õpetaja, see kõik ei jõua kohale. Ühesõnaga, see ei ole alati nii, et iga laps siis täiesti nagu tõesti ta ei tulegi sealt enam välja, aga ta on väga raske. No ma alati ütlen niimoodi täiskasvanutele, et mõelge, kas mõnel teist on olnud kunagi mõni sõltuvus, et kui raske on näiteks suitsetamisest lahti saada. Ja nüüd me siis mõtleme, et kuidas 7-aastane laps peaks saama lahti nagu sellest halvast harjumusest mängida või kogu videosid vaadata. Ehk et talle tundub, et kõik see, mis on telefonis, on väga põnev ja kõik see muu ei ole põnev ja käib liiga aeglase tempoga ja ta ei suuda keskenduda. Ja et sul ongi, et sa, mitte et see õpetaja oleks igav,
vaid lihtsalt ta on igavaks tehtud, sest su aju tahab muud, et sa istud seal, kuulad seda õpetajat, aga su aju lihtsalt viib muudele mõtetele. No näiteks praegu mõni vaataja ka võib-olla tunneb, et ta nagu kuulab, aga samas tulevad mingid muud mõtted pähe. Aga nüüd kujutage ette, et nagu need on palju intensiivsemad, et te ei suudagi oma mõtteid enam sellele intervjuul hoida, vaid kogu aeg mõte läheb mujale ja te ei suuda siis antud juhul kuulata, aga see laps ei suuda seal tunnis olla, sest mõte on kogu aeg mujal ja see ei ole õpetaja süü, see ei ole kooli süü. Tegelikult see ei ole ka see lapse süü, see on selle keskkonna süü, kus ta on kasvanud, et tema aju on niimoodi nagu muudetud. Kuidas sellisest probleemist vabaneda? No kõige lihtsam vabaneda ongi see, kui meil oleks kõigil normaalne, et nagu enne esimest klassi ei ole liig palju neid telefone ja mänge. Sest ma ütlen alati, et mida need lapsed võidavad? Võib-olla mõni lapsel ütleb, ta oskab nüüd inglise keeles 10 lugeda. Aga me peame alati küsima, mida nad kaotavad? Sest see ei ole ilmtingimata näha selle 5-aastase puhul, sa ei pruugi seda märgata, aga siis tuleb välja, kui ta kooli läheb, eks. Ja lühidalt on nii, et me teame, et see kaotus on palju suurem, kui see väike võit, seega tegelikult mingit põhjust nagu anda lastele väga palju nutiseadmeid ja ekraan enne kooliaega ei ole. Ja see on minu kõige tähtsam eesmärk. Minu kõige tähtsam eesmärk on see, et kui lapsed, ja ma mõtlen oma laste peale, kui minu lapsed on 18-aastased, et siis mina ei saa enam neile öelda, et kuule nii, et meil on mingi piiratud aeg või midagi taolist, et siis nad oleksid positsioonis, kus nad saavad ise valida. Kas ma tahan minna kuskile ülikooli välismaale, kas ma tahan minna tööle, kas ma tahan tegeleda kunstiga näiteks või nüüd ma tahangi nagu lihtsalt Netflixi vaadata 5 tundi päevas või ükskõik mis iganes. Aga ma tahan, et neil oleks see valik võimalik teha. Ja ma kardan, et kui on laps, kes on näiteks ongi väiksest peale kogu aeg olnud nende videode taga ja mänge mänginud, siis ta ei ole selles positsioonis, et ta ei ole võimeline valima, et ma lähen nüüd kuskile välismaale ülikooli, sest ta lihtsalt tema aju ei ole selleks suuteline. Ta ei ole võimeline tegema ettevõtet, sest tema aju ei ole selleks suuteline. Mina näen, et minu vastutus, meie vastutus, lapsevanemate vastutus, ühiskonna vastutus on see, et meie lapsed, kui nad saavad täisealiseks, neil oleks need valikud. Ja me peame aru saama, et kui me vahel, kui me anname liiga palju tehnoloogiat, siis see paneb osa valikuid kinni. See kitsendab seda, mida nad üldse siis suudavad, kui nad 18 on.